Täna siis algab jälle kõik, algab uuesti. Head väikesed mannid, mikud. Teie jaoks on tänane päev enneolematu. Ja kui hümni kuulates ja nähes, et esimese klassi laps laulab hümni kaasa, siis see on võimas sõna. Et tegelikult me tuleme kooli ju, et paljusid asju õppida ja selgeks teha. Aga mõnel on juba üks väga oluline ja tähtis asi juba olemas ja selge. Mängimist on vähem, magamist päeval ei tule, süüa 3 korda te ka ei saa. Te peate nüüd alluma ühe hea inimese tahtele, kes teie kõrval seal lava peal istub. Teil on vedanud, teil on väga hea klassijuhataja. Hea kümnendik. Sina oled ka oma valiku teinud ja nagu te kõik ka ütlesite, teie valik on meie kool ja eesmärk on saata siit selline kogemus, mis lubab tulevikus hakkama saada. Me oleme 2015. aastas on muusika-aasta ja mis veel meie jaoks oluline on meie kooli juubeliaasta. Kool saab 140 aastaseks. Teeme siis kõik niimoodi, et mul on hea, sul on hea, kõikidel lastel minu kõrval on hea ja kõikidel suurtel ja väikestel siin oleks hea. Hea kolleeg. Ma tean seda, et me oleme valmis. Ülle on ju nii. Ja meid saadab tegelikult see teadmine, et me teeme ütlemata tänulikku tööd. Aidata kasvada ja areneda nendel noortel inimestel. Olla neile heaks vanemaks sõbraks. Ja nii nagu ma lastele olen öelnud, andke endast kõik. Laske need lapsed võtavad teist viimase. Soovin meile kõigile head tarkusepäeva, uut kooliaastat ja kõike muud ka, mida meil tarvis on. Aitäh! Tervituseks laulab Kerli Tasso. Väiksed sammud, suured sammud, täna kõik on tee. Koolimaja uhked võtab, pidupäev on see. Mõni tuleb esma katse käsi ema käes, teisel aga ammututab kooliaegi käed. Nüüd on käes septembrikuu, tere kõigile, see on aasta uus. Parksepa keskkooli direktor Ilmar Kesselmann, 1. september on käes. Kuidas kooliaasta Parksepas algab? Ma arvan, et algab hästi ja algab sellepärast juba hästi, et meie laste arv mitte ei vähenenud, vaid suurenes ja üle Võlgaja tuleb meile siis 20. klassi ja ka 1. klass on mõnus ja toekas ja ühtehoidev, nii et
õpetajad on meil kõik olemas. Lähme, liigume edasi. Loomulikult nendes klassides lapsed natuke liiguvad, kes peab ära minema, kes tuleb juurde, aga oluline on see, et meie laste arv ei ole koolis vähenenud. Õpetajatel on tööd, minul on ka tööd. Kuidas Parksepa keskkool ennast nii tuleviku mõttes positsioneerib, et muutused Eesti gümnaasiumihariduses on ju toimumas? Tunne on selline kahetine. Ma olen kogu aeg olnud seda meelt, et tegelikult kõikidel Eesti lastel peaks olema võimalus, kui ta meeletult tahab keskharidust omandada. Ja teada on see, et riigigümnaasiumid ehitatakse hästi tublide andekate laste jaoks, aga mis saab siis teistest? Mina olen selle vastu, et inimesi kaste pannakse. Ja kui vähegi võimalik ja kui vähegi lapsed tahavad, siis neil on võimalik Parksepa keskkoolis keskharidust omandada.